täna me räägime kultuurist, vaimsetest asjadest. Tähendab, see ei olnud vist väga suur üllatus, kui lugeda selle video pealkirja. Igatahes selles videos tuleb siis juttu sellest, mis toimus Eestis varauusajal kultuuri vallas. Varauusajal keerles väga suur osa kultuurist ikka veel kiriku ümber, see asi polnud võrreldes keskajaga eriti muutunud ja seepärast on üsna suur osa sellest videost pühendatud kirikuga seotud asjadele. Teine põhiline alateema on haridus, aga see on ka otsapidi kirikuga seotud, nii et kirik oli tõesti tollal kõikjal, tõesti kõikjal, igal pool. Ja kuna kiriku roll oli nii oluline, siis seepärast on hästi oluline silmas pidada, milline usutunnistus või milline kristlik usulahk Eestis varauusajal valitsev oli. Ja selleks oli luteri usk ehk luterlus. Võib-olla mäletate veel ususõdade teemast, et Rootsi kuningriik oli luterlik maa ja kui Eesti läks Rootsi võimu alla, siis tänu sellele kinnistus siin luterlus ja katoliiklusel polnud siin enam mingit võimalust. Aga siis natuke hiljem, 1710. aastal, kui Eesti sattus Vene tsaaririigi võimu alla, siis nagu me oleme juba rääkinud, Vene tsaarid tahtsid saada baltisaksa aadlike poolehoidu ja lubasid neile praktiliselt kõike. Ja üks asi, mida lubati, oli see, et Balti provintsid said säilitada luteri usu ja ei pidanud Vene õigeusku minema. See oli siis üks osa Balti erikorrast. Ehk siis vaatamata kõigile nendele sõdadele ja võimuvahetustele püsis luteri usk Eestis kõige tähtsama usuna. Väljatud siis Poola ajal Lõuna-Eestis, kuna poolakad olid katoliiklased, siis Lõuna-Eestis oli lühike katoliiklik periood. Aga muidu selles kiriku või religiooni teemas jäid põhiasjad võrreldes keskajaga ikkagi samaks. Ikka pidid inimesed iga pühapäev kirikus käima, ikka oli maa jaotatud kiriku kihelkondadeks, ikka oli kihelkonna keskel kirik, ikka oli tegemist kristliku usuga ja ikka see kõik põhines piibli õpetusel. Ehk siis te peaksite kõike seda juba teadma, on ju? No kui ei tule tuttav ette, siis vaadake oma eelmise aasta materjalid läbi ja korrake natuke. Aga mis siis usuasjades keskajaga võrreldes erinevat oli? Esiteks, kuna nüüd oli siin luterlik versioon Kristusest, siis ei olnud enam mingit Rooma paavsti ja üle-euroopalist kirikuorganisatsiooni. Keegi ei tulnud enam Roomast ütlema, kuidas siin kirikuelu juhtida, lihtsalt Rooma paavsti ei kuulatud luterlikes maades. Selle asemel tegid neid olulisi otsuseid kas Rootsi kuningas või kohalik rüütelkond või kohalikud vaimulikud ise. Teiseks, teine erinevus võrreldes keskajaga, luterlike kirikute sisustus oli tagasihoidlikum. Kolmandaks, pärast reformatsiooni ei olnud ka enam kloostreid, see tähendab, et munkasid ja nunnasid ei olnud näiteks enam ühiskonnas. Neljandaks, preestreid nimetati luterlikus kirikus kirikuõpetajateks ehk pastoriteks. Viiendaks, ladina keelt enam ei kasutatud, vaid kasutati rahva keelt ehk siis Eestis eesti ja saksa keelt. Ehk siis piiblid ja jumalateenistused kõik pidid olema siis rahva keeles. Aga kui meil oli keskaja teema puhul juttu, et inimesed ei saanud katoliku jumalateenistustest midagi aru, sest need peeti ladina keeles, siis eestlased ei saanud nüüd ikka midagi aru, sest vaimulikud ei osanud eriti eesti keelt. Mis tähendab, et eestlased istusid seal kirikus ja kuulasid mingit saksakeelset juttu või siis eriti vigast eesti keelt ja siis olid umbes nagu, et see on ikka mingi segane värk, mingi katoliiklus või luterlus, mul suva, mina ei saa selle pastori jutust aru. Ja siis sellepärast nad tihtilugu jätkasid mõningaid vanu kombeid, mida võib pidada paganlikeks ehk siis eelkristlikeks ja mis Kristusega kuidagi kokku ei sobinud. Näiteks käisid hiites või ohverdasid pikse jumalale või mingid sellised asjad ja siis umbes pastor jalutas metsas ja siis järsku avastab, et talupojad ohverdavad mingit härga kuskil võsas ja siis ta on umbes, et ei, stop, kuulge, mida te teete? Mis ma teile just eile kirikus rääkisin? Ei tohi ohverdada, pikse jumalat pole olemas, see on ebausk. Ja siis talupojad olid nagu, et ta oli vist jah mingi selline jutt. Ja siis pastor kõndis koju ja mõtles, et mida ma teen nende tüüpidega? Aga sellel oli taga selged põhjused, miks eestlastele ristiusk kaugeks jäi. Esiteks, kirikuõpetajad ei osanud kohalikku keelt ja teiseks, keegi ei olnud tegelenud talurahva harimisega. Ja sellega jõuame minu meelest kõige olulisema teemani selles videos ja see on hariduse teema. Martin Luteri õpetuse järgi pidid jumalateenistused toimuma rahva keeles ja iga kristlane pidi olema võimeline ise piiblit lugema. Ja selleks pidi esiteks piibel olema tõlgitud inimeste emakeelde ja teiseks inimene pidi oskama lugeda. Selle esimese teemaga ehk piibli tõlkimisega eesti keelde tegeleti sisuliselt kogu varauusaja. Reformatsioon oli Eestis toimunud 1520. aastatel ja 1535. aastal trükiti Vanrati ja Koelli katekismus ehk kõige vanem säilinud eestikeelne usuline tekst.
Katekismus on selline lühikokkuvõte usuõpetusest. Selline, et kui kirjandusõpetaja annaks teile terve piibli läbi lugeda, siis laisk õpilane loeks katekismust ja üritaks kuidagi selle põhjal sisukontrollist läbi saada. Aga 16. ja 17. sajandil ei saanud tublid õpilased isegi kõige parema tahtmise korral eesti keeles piiblit tervikuna lugeda, sest seda ei olnud veel eesti keelde lihtsalt tõlgitud. Tasapisi jupp jupi haaval hakati tõlkima ja lõpuks alles 1739. aastal sai terve piibel eesti keeles tõlgitud ja ilmus siis trükituna. Ehk siis kõigest 2 sajandit läks aega, et piibel eesti keelde tõlkida. Piibel on küll paks raamat, aga ma ei tea, et see on ikka päris pikk aeg. Aga mis parata, sellele aitas kaasa see, et esiteks eesti keele oskajaid, kes oleksid haritud ja oskaksid kirjutada, oli ülivähe, ehk siis polnud lihtsalt tõlkijaid eriti palju. Teiseks, vara uusaeg oli väga ebastabiilne periood Eesti ajaloos, kõik need sõjad ja võimuvahetused lihtsalt takistasid seda tööd. Aga miks see piibli tõlkimise teema üldse oluline on? See on seepärast oluline, et eesti keeles polnud ju mingeid muid tekste üldse olemaski. Piibli tõlkimise kaudu üldse kujunes eesti kirjakeel. Tekkisid mingid esimesed kokkulepped, kuidas üldse eesti keele häälikuid üles kirjutada ja nii edasi. Ja siin on veel see nüanss, et tol ajal oli vähemalt 2 erinevat eesti keelt. Oli põhja-eesti keel ja lõuna-eesti keel. Ja piiblit üritati korraga tõlkida mõlemasse keelde. Näiteks Uue Testamendi lõuna-eesti keelne tõlge sai valmis aastal 1686, aga põhja-eesti keelne Uus Testament sai valmis alles aastal 1715. Aga samas see piibli terviktõlge tehti põhja-eesti keeles ja kuna piibel oli lihtsalt nii tähtis raamat tol ajal, mida kõik lugesid, siis see ühtlasi aitas kaasa sellele, et põhja-eesti keel hakkas lõuna-eesti keele üle domineerima ja see keel, mida me tänapäeval üldiselt Eestis kasutame, see on põhja-eesti keel. Nii, me rääkisime nüüd ära, kuidas tõlgiti eesti keelde piibel ja kuidas tekkis eesti kirjakeel. Aga nüüd oli vaja ka inimesed lugema õpetada. Vara uusajal oli jätkuvalt selline olukord, et üsna vähesed inimesed oskasid lugeda, peamiselt vaimulikud, aadlikud ja linnakodanikud. Aga selliseid koole, kus talurahvas saaks õppida lugema ja kirjutada, selliseid näiteks 17. sajandi alguses veel ei olnud. Aga 17. sajandi teises pooles võttis Rootsi riik selle asja tõsiselt ette ja hakkas tegelema rahvahariduse edendamisega. Ühesõnaga, Rootsi valitsus andis korralduse, et iga kiriku juurde tuleb ehitada talurahva kool ja et aadlikud peavad selle tegevust rahaliselt toetama, et kõik inimesed saaksid vähemalt mingi hariduse. Neid koole on muidugi tänapäeva koolidega raske võrrelda, sest põhiliselt õpetati lugemist ja usutõdesid. Koolis käidi ka ainult mõni aasta, kuni need asjad selgeks said ja siis oli kõik. Ja õppetöö koolis toimus mardipäevast lihavõteteni ehk nii umbes novembrist aprillini, sest muul ajal pidid lapsed olema põllutööl abiks lihtsalt, nad ei saanud koolis käia. Aga seda võib ju ikkagi pidada päris suureks edasiminekuks, sest enne ei osanud talupojad üldse lugeda. Nii, aga nüüd kuskilt pidid ju tulema nendesse koolidesse ka õpetajad. Ja selleks rajati 1684. aastal Tartu lähedale õpetajate seminar. See tähendab siis sellist kooli, kus koolitati välja õpetajaid. Ja seda konkreetset kooli tuntakse selle juhi Bengt Gottfried Forseliuse järgi Forseliuse seminari nime all. Seal seminaris õpetati välja umbes 150 talupoissi, kes siis läksid üle Eesti laiali ja hakkasid õpetama talurahva koolides, mille riik oli just samal ajal ka käskinud luua. Forselius oli üldse lahe tüüp, kes andis väga suure panuse Eesti haridusellu. Minu meelest siuke väga tore lugu on see, kuidas ta võttis 1686. aastal 2 oma andekaimat õpilast, Ignatsi Jaagu ja Pakri Hansu Jüri Stockholmisse kaasa, et näidata neid Rootsi kuningale. Mõte oli siis selles, et kuna aadlikud olid umbes, et need Eesti talupojad on täielikult lambad, nende õpetamine on raha raiskamine. Mul ei ole mingit mõtet oma raha panna selle alla, et nendele mingit kooli rajada. Siis Forselius läks näitama, et kuulge, et ärge laimake, et nad ei ole nii lambad midagi. Nii, ja siis nad läksid ilusti laevaga Stockholmi ja demonstreerisid kuningale oma lugemisoskust ja kuningas oli umbes, et oi kui nunnu, siin on talupojad, kes oskavad lugeda. Ja siis ta andis neile mõlemale poisile kingituseks kuldtukati. Ja kuna kuningal oli muidugi nunnumeeter täiega põhjas, siis Forselius suutis tänu sellele teda veenda, et pärisorjade harimine on vajalik ja et talurahva koolide jaoks on vaja lisaraha. Ja siis kuningas andiski selle lisaraha ja Forselius oli nagu, et puu yeah! Aga 2 aastat hiljem läks Forselius uuesti Stockholmisse asju ajama ja kahjuks tagasi teel oli Läänemerel suur torm ja ta hukkus laevaõnnetuses. Puhka rahus, Forselius.
Aga üsna pea pärast seda tuli põhjasõda ja näljahädad ja katkud ja nii edasi ja inimestel polnud aega koolidele mõelda ja paljud koolid suleti. Aga Vene ajal hakati vaikselt talurahva haridust uuesti edendama ja jätkati talurahva koolide rajamist, nii et 18. sajandi lõpuks oskas ilmselt juba pool Eesti talurahvast lugeda. Kirjutada küll oskasid veel suhteliselt vähesed. Igatahes, üldiselt võib öelda nii, et tänu Forseliusele ja tänu sellele, et tema tööd hiljem Vene ajal jätkati, siis eestlaste kirjaoskus oli juba 19. sajandil Euroopas üks kõrgemaid ning on tänaseni üks maailma kõrgemaid. Nii et tänu Forseliusele on meil üks asi, mille üle eestlased võivad väga uhked olla. Nii, aga lisaks talurahva koolidele hakati Eestis varauusajal andma ka kõrgemat haridust. Keskajal Eestis ülikooli ei olnud, aga nüüd pidas Rootsi riik vajalikuks, et Balti provintsides oleks ka ülikool, et oleks võimalik välja koolitada ametnikke ja arste ja vaimulikke. Ja selleks asutas Rootsi kuningas Gustav II Adolf 1632. aastal Tartu ülikooli, mida siis tol ajal nimetati selle asutaja järgi ladina keeles Academia Gustavianaks ehk Gustavi akadeemiaks. Sel ajal 1632. aastal olid Põhja-Euroopas olemas vaid üksikud ülikoolid ja seetõttu võime jällegi uhkust tunda, et meie Tartu ülikool on üks Põhja-Euroopa vanimaid ülikoole. See, mida ülikoolis õpiti, oli suuresti sama, mis keskajal. Ülikoolis oli 4 teaduskonda, algul õpiti filosoofia teaduskonnas niinimetatud vabu kunste ja siis sai jätkata õpinguid ja spetsialiseeruda kas usuteaduskonnas, arstiteaduskonnas või õigusteaduskonnas. Ja õppetöö käis jätkuvalt ladina keeles ja jätkuvalt ei saanud sellest ülikooli haridusest osa eestlastest talupojad, vaid ainult aadlike ja linnakodanike lapsed. Aga ühel hetkel tuli jälle see palju kirutud põhjasõda ja selle tõttu 1710. aastal ülikool suleti ja terve 18. sajandi ei olnudki Eestis ega mujal Baltimaades ülikooli. Alles 1802. aastal Tartu ülikool taas avati, aga sellest räägime juba 19. sajandi teemade juures. Nii, ja kokkuvõte. Esiteks, Eestis, nagu ka mujal Rootsi riigis, sai varauusajal valitsevaks luteri usk. See jätkus Balti erikorra tõttu ka Vene ajal. Teiseks, luterliku õpetuse järgi pidi iga inimene ise suutma piiblit lugeda ning jumalateenistused pidid toimuma rahva keeles. Selleks tegeleti terve varauusaja vältel piibli eesti keelde tõlkimisega, mis sai valmis alles 1739. aastaks. Kolmandaks, lisaks panustas Rootsi riik talurahva koolide rajamisse ning 1684. aastal asutati Forseliuse seminar, kus koolitati välja talurahva koolide õpetajaid. Neljandaks, 1632. aastal asutasid Rootsi võimud Tartu ülikooli, mis tegutses kuni Põhjasõjani, mil see suleti terveks sajandiks. Aitäh vaatamast ja kohtume jälle!